Tere, olen Lauri Üksparter kinnisvarast ja täna räägime siis natuke kinnisvaraturust. Et oleme sügises 2022 ja viimane video, mida ma tegin, oli siis kevade suvepaiku, kus me ennustasime tagantjärgi võib öelda suht täpselt, mis hakkab juhtuma. Ja hetkel meie ennustus on siis suures pildis täkke läinud ja vaatame siis praegu hetkeolukorda ning ennustame ka natuke tulevikku. Loodan, et on huvitav vaatamine. Jah, langevad küll, on lühike vastus. Hinnad langevad, see on mu isiklik arvamus, et kõik, mida te siin kuulete, vaatate, võib-olla ei ole ju aamen kirikus, aga vähemalt mu eelmised ennustused on täkkesse läinud. Me näeme, et langus võiks olla kuskil 20–30% ja sõltub loomulikult siis kinnisvara liigist. Kus hinnad kõige rohkem langevad, meie näeme seda, või mina näen siis seda, et me näeme kõige suuremat langust tüüpkorteritel, Mäed, Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe, võib ka öelda mõnes osas ka Põhja-Tallinn, et seal me tõenäoliselt läheme kõige suuremat langust, jah, et nagu ma ütlesin, 20–30%. Ega ma ei oska öelda, millal see põhi nüüd kätte tuleb, aga tõenäoliselt me oleme kehvemas seisus veebruaris ja võib-olla natuke veel kehvemas seisus juunikuus. Ja samuti me näeme ka langust, ma arvan, tüüpmajadel, kus võib-olla mingi investor on ostnud endale 10 krunti, arendab korraga sinna maju, nüüd tal intressid tõusevad, ostuhuvi pole nii palju, ta peab hakkama neid hindasid langetama ja kui sellised investorid on näiteks Harjumaal 10 tükki, siis on 100 maja, kui 100 maja pannakse juba sul 50 000 eurot madalamalt müüki, siis hakkavad ka teised seda tegema. Nii et kõige rohkem me näeme langust, ma arvan, tüüpkorterid ja tüüpmajad. Hinnad langevad sellepärast, et meil on ostujõuga on natuke probleemid, et Euribor meil tõuseb kuskil, me ennustame 4 peale, võib-olla natuke rohkem. Kui tõuseb Euribor, siis inimesed lihtsalt ei jaksa endale kinnisvara osta ning need inimesed, kes endale laenasid võib-olla viimase vindi peale ägedad korterid kuhugi Koplisse 2-toolised 280 000 eest, nad ei jõua enam laene tagasi maksta. Ja tõenäoliselt me siis näeme ka mingit sundmüüke, mis tekitab jällegi turul olukorra, kus hakkame pigem nägema ostja turgu. Tähendab siis seda, et ostja pigem dikteerib hinda. Arendajad ütlevad, et hinnad ei lange sellepärast, et neil on vaja viimasel hetkel midagi praegu maha müüa lihtsalt. Nii lihtne see ongi, ma arvan. Hinnad hakkavad tõusma. Nagu ma ütlesin, et me nägime tegelikult eelmiste aastate jooksul kuskil 20–30% tõusu, mis on väga-väga kiire ja ebanormaalne tõus kinnisvaras, et tava turuolukorras kinnisvara tõus on kuskil 3–5%. Et ma arvan, et kui me oleme selle languse ära teinud, kas ta on siis 20%, 30%, midagi sinna vahele, ja meil Euribor hakkab normaliseeruma, ehk siis me jõuame kuskil 0,5 juurde, punkti ühesõnaga, kus Euribor ei ole enam laenu võtmisel suur takistus. Ja me oleme ka suures osas ka lahendanud ära enda energiakriisi, mille põhjuseks on siis osaliselt või kaudselt või otseselt Ukrainas toimuv. Ehk siis me hakkame võib-olla seda nägema, aga me näeme, et see langus on pigem meil pikem periood. Ma ei oska öelda, on see nüüd aasta, 2, 3, me ei tea. Aga eks siin sõltub erinevatest teguritest, jah, et nii pea need hinnad kindlasti tõusma ei hakka. Ma arvan, et mõnes mõttes olete jah hiljaks jäänud müümisega. Et ma arvan, et tehingud, müügid tuli ära teha viimasel hetkel, kui me saime kõige paremat hinda.
september, oktoober, noh nüüd novembris on meil nii ja naa, et noh väga ega midagi enam ei toimu eriti, et praegu peab lihtsalt kohandama teistsugusi müügistrateegiaid ja eks me saame ta müüdud küll jah, aga siin on vaja ikka kõvasti rohkem tööd teha. Enam sellist asja ei ole, et me paneme KBS üles ja nägemist, et saime müüdud. Kui teil on soov kinnisvara müüa, me oleme minemas nüüd ostiturgu, soovitan võtta minuga ühendust, paneme paika konkreetse plaani ja siiamaani olen inimestele toonud ka reaalset tulemust. Et loomulikult jah, võib-olla kõigile ei sobigi, et me räägime hästi konkreetselt asjadest ja nii nagu on. Ja see jutt võib-olla paljudele ei meeldi, aga need kliendid, kes tahavad minuga töötada, nemad on siiamaani vähemalt rahul olnud.